kuidas tundus tänase aasta pressifoto saak? Ma arvan, et see saak tuli väga hea, et meil oli väga palju arutelu erinevates kategooriates, et vahepeal läksime vaidlema, vahepeal tekkis selline filosoofiline arutelu ja selline lõpliku 3 foto ja 3 seast 1 foto väljavalimine igas kategoorias oli väga raske. Nii et see 8 tundi peaaegu, mis me siin veetsime, läks ikka väga väsitav, et ma olen reaalselt füüsiliselt läbi omadega. Well, actually it's my first time in the jury of this contest, but I think there are a lot of strong images we've seen, and that's why we have some fights arguing about the best pictures, and that was incredible. Yeah, I think it's quite good. Ei, no tase on ikka läinud paremaks kindlasti ja on palju uusi tulijaid, keda pole varem näinud ega ei ole kuulnud. Ei, ma arvan, võiks uhkust tunda küll, et häbeneda ei ole küll midagi, et ma arvan, et kõik on hästi. Et jah, et mis oli nagu hästi huvitav vaadata, oligi, et oli palju pilte, millel oli ka lisaks sellele sündmuse jutustamisele või uudise edasiandmisele oli veel ka mingisugune teistsugune tasand, et ka mingisugune nagu muu lugu seal, laiem lugu seal nende detailide kaudu edasi antud. It was a really nice experience on seeing different approaches. Even some events we saw of the same event with a different approach. And what was great that I found some decisions of the photographer how to cover sometimes kind of very simple and everyday event, but with a different angle, different way to show it. Decisions of the photographer not to illustrate the event, but to tell it photographically for the words of photography, to show the feelings, to show the environment. So that was really great. Kui sa vaatad selle aasta pilte, et kas sa oskad mingid soovitusi anda, et mida võiks fotograafid rohkem tähele panna või mida nagu rohkem teha? See on hästi keeruline asi, milliseid fotosid ja kuidas esitada siia konkursile. Mulle tundub, et konkursi mõttes peaks ka fotograafid võib-olla rohkem mõtlema selle peale, et millise kaastekstiga neid esitada, kuidas põhjendada. Mõned fotod, mille juures on lihtsalt president või stiilis mees koeraga, et sellised hästi lakoonilised või puhtalt faktikesksed kirjeldustest jääb väheks, et iga foto ei räägi iseenda eest ära ja selles ei ole midagi halba, kui see kontekst, mis kirjalikult juurde tuleb, aitab žüriil ja vaatajal sellest fotost paremini aru saada. See aasta oli hästi palju selliseid rahva ja suurürituste fotosid. Et need on hästi palju väga ilusaid fotosid, väga huvitavaid fotosid, aga sellistel fotodel on žürii sõelas tegelikult raske läbi saada. Et tuleb valida natukene konkreetsemalt teinekord ja ka suurtest fotolugudest ma soovitaksin ka mõelda, et kas on mõtet esitada 10 või 15 fotoline fotolugu, et võib-olla sellest fotoseeriast on hoopiski üks foto, mis on see, mis ütleb tegelikult palju rohkem ja palju konkreetsemalt. Yeah, actually it's quite hard to advise something, but speaking about the Russian, there are a lot of thousands of photographers and the competition is really high, and maybe next time you should add something category, I don't know, maybe environment or nature, something like that, and just work hard. Yeah. Aga ma soovitan rohkem jõulisemalt pildi sisse minna, mitte lainurgaga üritada portreet teha või sporti, et jõulisust jääb väheks, et see tunne on. Ma ei oskagi öelda. Iseenesest mind nagu huvitavad väga fotolood, et siin oli nagu häid lugusid ja võib-olla neid võiks veel rohkem olla ja võiks olla nagu mahukamaid ja võib-olla ka pikema aja jooksul tehtud lugusid. Need olid väga huvitavad vaadata. Ja siis üks asi veel võib-olla, et mõnede piltide puhul, et kui vaadata olemuslugude kategooriat, siis tundus, et osad pildid sealt
tegelikult võiksid olla hoopis uudisfoto kategoorias ja tegelikult vastupidi, et osad, mis olid uudisfoto kategoorias, oleksid tegelikult mõjunud paremini seal ja oleksid võib-olla isegi konkureerinud paremini seal olemusfoto kategoorias. I think all of us despite you live in Estonia, Lithuania or Amsterdam, all of us, we have to think out of the box and to find out the decisions, visual decisions, which could be interesting for the people, especially nowadays when there is a huge amount of photos coming out every day